mul on kuidagi hea võimalus oma naise lähisugulast Arne Kandisi enda juurde paluda. Aitäh. See ei olnud üldse sellega seotud ja ausalt öeldes ma ei ole üldse ette valmistatud sellise esinemisega, sest väga tihti ei ole minu poole pöördutud, kuigi ma olen alates 73. aastast peaaegu nüüd 40 aastat sellega Palmse mõisega tegutsen. Olen arhitekt ja põhiliselt selle ala peal. Ja sattusin restaureerimisvalitsusse, kuna restaureerimine mind huvitas ja üks esimesi, mitte ainuke objekt, aga üks esimesi objekte sai Palmse. Aga kuna must sai ka maa-arhitektuuri grupi juht, siis selle grupi alla hakkas kuuluma tookord üles kerkinud niisugune probleem, et vaatame, mis meie mõisatest järgi on jäänud. Freidi Tomson juba mainis, kuidas need käima pandi. Et vaadata, mis siis on. Ja väga kiiresti tehti selle grupi all, muidugi seal oli nii tulemus, ütleme, on natukese lünklik, kuna inimesed, kes sellest osa võtsid, olid erineva koolitusega, erineva oskustega ja nemad viisid selle läbi, kõik selle mõisate läbi käimise, see 2000 või ligikaudu tähendab, nii palju, kui seal üldse oli olemas. Ja nende läbitöötamine selleks juba edasise asutuse siis tehti Kultuurimälestiste Instituut, mille siis maa-arhitektuuri osakonna peaarhitektiks ma jäin. Ja see haaras väga palju muud jõudu ära, nii et ma selle Palmsega sain suhteliselt vähem tegutseda. Aga tänu sellele, et mul olid väga head vanemad kolleegid ja nooremad, kelle siis abil ja toel me siis selle kallale läksime, Palmse kallale. Ja nüüd Palmsest rääkides, ega siis ennem oli ka mõningaid katseid tehtud ja mõningaid restaureerimisi tehtud nendel 5-60 kaitsealuse mõisa juures, aga Palmse juures midagi eriti ei olnud. Kui ma siia tulin, siis see oli natuke kohutav ja ehmatav. Ja õnnetuseks ei ole ühtegi erilist niisugust pildis ega filmis vist ülevaadet sellest, mis siin tegelikult oli selle pioneerilaagri järgselt, kus siin olid barakid, igasugused installatsioonid ja jumal teab, mis asjad tähendab ja millises seisundis need olid juba. Siit pioneerilaager oli nagu lahkunud või lahkumas, siis ta oli jätnud selle laga ja kõik, lisaks kogu see ümbrus. Seda mõisat oli ajalooliselt uurinud juba mingil moel Helmi Üprus, siis järgnes Helju Sirel ja kõige suurema panuse pani see Marta Männisalu, kes oli siis minu nagu koolitajaks ka lõpuks, kuigi ma olin tol ajal natuke üle 30 arhitekt. Tänapäeval loetakse seda vanaks, mina lugesin nooreks ja tol ajal loeti ka suhteliselt nooreks. Tänapäeval juba on kooli ajal või on juba loetakse arhitektiks ja liidu liikmeks ja kõik teab milleks. Aga siis kaalusid juba aega, et kas sa oskad või ei oska midagi. Ja pärast veel Martat uuris seda Ants Hein ja ma ei tea, võib-olla on veel niimoodi. Tänu nüüd nende 3-4 ajaloosega on see üks kõige rohkem läbi uuritud mõis. Aga ma usun, et siit tuleb veel üllatusi. Ja kuna kõik see mõisate uurimine ja tuli siin läbi käia, kas varem polnud, siis siin on väga palju niisugust asju, mis on hästi läinud ja samas
kui ma tõin oma kolleege ja nooremaid, keda sai siis osakonnas koolitud siia, siis sai näpuga näidatud, et vaat see läks hästi, aga see läks halvasti, ärge nii tehke. Aga me ei teadnud seda, kellelgi küsida ka ei olnud. Või kui siis oli, siis analoog ei olnud, kuigi peab au andma tolleaegne arhitektide ja projekteerijate, uurijate kollegiaalsus oli teine kui tänapäeval. Kui tänapäeval on kõik konkurentid, siis hea meelega tuldi vastu, keegi oli kuskilt midagi kuulnud, saanud mingisugust andmeid või jooniseid või siis sa võisid selle saada. Aitäh eest. Öeldi veel head sõnad peale. Et aeg oli teised. Aga kui mõisa kõigepealt tuli teha uuringuid. Nähtavasti oma ja kahjuks tulid ka niisugused katkendlikud. Keegi tänapäevasel tasemel eriti ei olnud ja näiteks maalin palju hiljem siis välja, kui kuskil 5-6 sentimeetri sügavusel algse profikihi peal. Niisugused peaturid. Me ei osanud täitsa sügavuti minna. Aga samas olid ka siin kõrval igasugused muud probleemid, sest mõis kui selline ju oli terve kompleks. Igale sellele hoonele tuli anda uus mingi funktsioon. Vanana ei saanud enam eksisteerida. Ja kõik, ütleme, käis niisuke, kui need nõupidamised leelotamised. Et ma tahaks sinna seda või teist. Ja lõpuks siis ma panin kokku ühe kuskil kunagi ta liikus ka niisugune väike kaustakene, kus oli skemaatiline pilt ja see, mida me enam-vähem tahaks sellesse või teise hoonesse panna, sest hooneid oli märgatavalt rohkem. Mõned olid täitsa varemetes, mis me taastasime, nii nagu Palmimaja või mõni muu, ja ta ei tulnudki niisugune välja, nagu hiljem, kui fotod välja tulid. Aga sai igast rekonstrueerimisjooniseid tehtud ja näidatud, inimesed ütles, et ta on niisugune. No ei olnud niisugune. Aga ei ole häbeneda midagi. Natukese võib-olla isegi kaunim, kui ta oli algselt niisugune planeeritud. Selline see kõrvalasi. Aga kui need funktsioonid oli määratud, siis läks juba asi lihtsamaks, siis hakati ükshaaval välja valima, mis siis teha, millises järjekorras teha. Ja see järjekord oli niisugune esialgu väga, väga kindel, sest üks nõupidamine oli 74 või kus oli kirjas niimoodi, et 5 aastaga peab see asi valmis. Umbes nii, et olümpiaks või sinnapoole muidugi ei saata, pole siia saadiki valmis. Aga niisugune arvamine oli, sest voog oli suur. Lisaks oli väga suur probleem, oli ehitajaga. Siin ei ole töötanud sel ajal, kui ütleme põhilisel ajal, ei ole ükski kutseline restauraator. Oskab võib-olla Freidi Tomps öelda, ma ei tea. Tema oli see mees, kes arhitektuurimälest kaitseinspektsioonis jagas seda restauraatorite jõudu. Miks siia ei antud? Mujale jätkus, aga kas oli diplomaatiliselt või ma ei tea, või oli see puudus niivõrd suur. Ja tulemus oli see, et siin ehitasid igasugused brigaadid. Olid nad kutsuulid, olid nad Peipsi venelased seal, tudengite malevad, väga suur osa, kuni siis Leningradi õppejõudude malevad, kes olid kõige paremad, nemad tegid need aiad ja ainukesed, kes ütlesid, et meil ei ole eriti projekti vaja, näidake, kus saadik ja kuidas. Ja tulemus oli see, et nad jõudsid kõige varem, et andke veel tööd, see töö otsa. Aga teistega tuli lihtsalt näpp kõrval juures olla ja panna, kuidas see kivi ladub. Näiteks sellest tallist, tõllakuurist ju ei olnud midagi, oli üks otsakihv oli alles. Ja seda ehitasid tudengite malev.
ja pärast tuli seal niimoodi edasi. Algus hakkas tudengite malev Jüri Lassi juhtimisel veel ja siis sai juures käidud, et noh, meie arhitektuurinõukogu asutuse oli väga range, et kõik, mis on ehitatud, nii peab ka täpselt samas materjalis tagasi, sama koostise ja sama. No tulemus, paekivi ei saanud, suured kamakad, neid lõhuti ja see kaar tuli niisugune noh, lopergune, te näete seal. Ja selle kaarega oli niisugune asi, et hiljem, noh, aastaid hiljem viies läbi mingisugust ekskursiooni ja noh, räägid, noh, et see on vana ja siin on vana ja siin me tegime juurde, siis ühed vaatasid, ütlesid, jaa, kohe näha, vana niisugune, noh, lopergune, kusjuures, kui vaadata aida peal, kus on palju rohkem, mis ei olnud ka tervik, kaaret on ilusad ümmargus, tões või ovaalsed tähendab, briljantselt lavatud. Aga noh, ei olnud võimeline see tudeng ega võimeline selle materjaliga seda paika panna. Aga noh, selle juures pidi olema, kusjuures järelevalvet meil ei olnud, sellepärast jõudu ei olnud, sest hakkas tulema olümpia peale ja kõik see restaureerimise, kes olid seotud sellega, pidid noh, Tallinnas ja mujal paralleelselt projekteerima. Väga paljud asjad on dokumenteerimata ja paljud õnnetused tekkisid alles siis, kui sa koha peale läksid. Noh, näiteks võtame kino, kui siin oli Freidi Tomps vaatas seda peatreppi, ütles, et oi, see on päris hästi säilinud. Seda treppi ei olnud ja selle trepi õnn oli see, et kuna Tõnuristil oli, ma ei tea, kas tänu Leila Pärtel poega, minul temaga sel ajal kokkupuuteid ei olnud, kui tema oli üleval Toompeal. Tähendab, me olime siin, aga ta ei pöördunud kunagi ja mind ei tutvustatud. Kõik need, mis käsud ja ettepan... ei, see on teine jutt. Et tuleb või noh, tulid läbi mitme inimese. Tuli minule, et kuule, et ülevalt poolt tuli käsk seda või teist teha. Pidi sauna tegema, kuhugile mahutama ja pidi teine trepp tulema siia hoonesse sisse, sest Leila Pärtelpoeg oli öelnud, et sellises mõisas ükski teenija ei puutunud kokku selle härrasrahvaga. No Kolgas muidugi on see võimalik, aga siin see ei olnud võimalik. Aga ma pidin palehigis tegema neid variante, kuhu siis see trepp majutada, et see mõis ja see plaanilahendus paik... ei, ma ei tea, mitte siia. Tähendab, ma püüdsin nendesse kõrvale toppida, kuni selle rekonstrueerimisele, selle tiibehituse. Ma kaevasin selle välja. Kuskil üles joonistud, enam-vähem teab, kuidas see asendplaan seal oli ja et sinna midagi lükata. Õnneks kõik loksus paika, kui Marta Männisalu leidis ajalooarhiivist joonised, kus oli Moori projekt ülevalt, noh, ümberehitusprojekt 1708, ma ei tea, kuskil selle. Ja seal ei ole mingit reist treppi. No siis ei pogu, et see ära teha. Saun langes tasapisi ära ja nii, aga trepijoonis oli ka seal. Aga trepijoonisel on niisugune asi, et kes seda vaatab, ma ei tea, kas Ants Heina raamatus on sees või ei ole. Seal on üks pool on ühtemoodi, teine teistmoodi ja küll me nuputasime jupp aega, jumal, mis lahti on. Aga siis tuli välja, et Moor oli teinud 2 varianti. Et see telgjoon oli tõmmatud variantideks, aga ta ei olnud sinna juurde kirjutust, kõik see projekt oli natuke suurem kui see kaust või see leht, mille järgi siis. Ja siis kaevasime selle eest välja ja siis tuli välja, et see kontuur oli niisugune, nagu ta oli praegu enam-vähem. Temal olid need jalgades mõõdud kah seal antud ja tuli kivid ka osaliselt välja need kaarega. Aga muud mitte. Nii et see balustraadi osa
tähendab takkajärgi mõeldes, kuna noh, uurides mõningaid teisi mõiseid ja kuni sinna Ruundaleni välja, siis tol ajal väga paljud trepid olid, ka välistrepid olid puidust. Ja nähtavasti see läks kõige oma hävingu teed. Ja sai tol ajal noh, kaalutud, sai õige otsus vastu võetud, et teeme selle dolomiidist. Sest dolomiiti noh, Eestis tol ajal sai noh, töödelda. Aga nüüd tagasi, millest see oli niisugune, et väike niisugune soojendus räägida, et mis siis trepis sai. Noh, tegime väga uhked joonised, kuna mul oli tehnikuna kasutada veel Eesti-aegne üks härrasmees, kes oli kõigi asjadega kursis, teadis, kuidas vanasti tehti ja niimoodi tegime joonised ja dolomiidist raiuti see välja ja järsku tuleb ja hirmus kallis. Epner ütles, et niimoodi, et see on jama, tead, niimoodi. Natukesed taplesime seal, sest ehitajad olid mingi Peipsi äärsed venelased, tähendab, ja need olid öelnud, et mis asi, teete sealt noh, sisse pääs, tead, ei mingisugust, läheme prahti täis ja sile ja see ei ole üldse mõtet seal niisugust. Epner, noh, majandusmees tuli, ütles, et teeme niimoodi, ma ütlesin, et ei tee, tead. Seal olid küll algselt võlvid, et noh, jääme siis sellest, loobume võlvidest, et noh, selle saab niimoodi. Jopp aeg oli vaikust, järsku tuleb Epner, helistab kohe sinna. Me oleme raisanud selle Siguli hinna siia ja te olete teinud jõle jama. Me siis tuli ja mehed olid ehitanud selle välimise serva ainult valmis müürist. Kõik seest oli tegemata ja plaadid valamata ja panid sinna siis selle serva peale juba seda noh, dolomiidist balustraad. Ja no ei lähe paika. Noh, võtavad kastidest, kastide kohale ja kui ei lähe paika, siis dolomiit on, noh, algselt on suht pehme, tahusid ära niimoodi. No, olid siis jupp aega seal tahunud ja siis keegi sattus peale, et noh, mis jama see on. Tuleme sinna, siis vaatame, võtame projekti ette ja noh, muidugi see aluses oli väiksed vead, aga mida nemad ei olnud jälginud, kõik kastid olid nummerdatud ja iga detail oli nummerdatud. Aga nemad võtsid lihtsalt esimese kasti ja esimese detaili ja hakkasid tulema. No siis õnneks said nad sealt ära pekstud ja järgmine aasta siis need Leningradi mehed ja need ajasid rihti ja muidugi said seda dolomiiti parandatud, need seal on mõningad probleemid. Vaat taoliste probleemidega oli igas kohas, ütleme, ma jääksingi siin jutustama. Ma tahan veel öelda seda, et samasugune probleem oli Rägaveres. Seal oli kutsu... Kohe tuus. Kus on raadi Samasugune probleem kutsuulidega oli Rägaveres. Nemad õppisid ära, et kui nad krohvisid alumist korust, õppisid ära selle, et kui tuli ornament välja, siis nad kraapisid selle maha, et nad ei pruugiks seda restaureerida, sellepärast et 3 teises nurgas oli see hoopis puudu ja nad oleksid pidanud selle tegema. Ja aga see oli, Rägavere oli ju Johan Schultzi näputöö kõik ja need õrnad rokokoo, niisugused väga madalad reliefid olid nii õrnakesed ja nii erilised. Sinna läks kaotsi terve 17. sajandi või 18. sajandi keskpaik. Kutsuulid kraapisid selle maha, et mitte seda parandada. No praktiliselt, ega siin läks samamoodi nende maalingutega on seal esimene tuba, kui me sealt poolt tuleme, seal on Palmse või selle vaade ja teist. Tulid, kõik need asjad tulid välja sealt, mis praegu on näha umbes. Aga nad olid suure krohvikihi all ja nagu uus krohv peale pannakse, see vana täksitakse ära. Ja me panime selle töö seisma, ütles, et väga uhke asi, ikka päris maalingut ja
vaade sinna rotondi peale ja nii. Ja tulen siis paar nädalat hiljem, et pildistan, tuleb välja, et kõik oli ära krohvitud. Ja ma siis küsisin, et hirmus viha täis, et mis siin juhtunud on. Mehed vaatasid üksteise otsa, ma ei tea, kas Aarne teab, vaatasid üksteise otsa, et teate, et meestel lõppes töö ära siin keskmises selles, kus on see söögituba. Lõppes ära, krohvi jäi üle ja vaatasid, mis kurat seal on, tead niisugused jäledad maalingud ja viskasid selle täis. Nii et sellest on ainult udused mälestused ja selle Ants Heina raamatu järgi või leitud raamatu järgi püüti rekonstrueerida. Kusjuures toonid olid kõik sinised, ultramariinis ja pruunikatega ja niisugustega. Oli see joonis tegelikkus. Niisuguste asjadega ma ei tahagi rääkida iga päev. Aga teine asi, mis siin selle asja juures veel tuli kokku puutuda, oli see, et mõis oli terve kompleks, nagu ma ütlesin, siia oli park ja interjöör. Ja kõigiga, tähendab, meil erilisi spetsialiste ei olnud selles asutuses. Kõigiga pidi tegutsema. Mind eluaeg on huvitanud pargindus, aga tol ajal ei õpetatud kunstiinstituudis ja siis mul tuli minna õppima sisekujundust, nii et ma lõpetasin teinekord Leila Pärtelpoja käe all, kuigi ta esialgutus väga ränka on. Sa tegid minuga diplomi. Ja ränke sõnu, et mida sa siia veel otsid, sest mina teda teadsin 62. aastast kokku puutud. Aga ma ei ole iialgi, kuigi ma tegin diplomitöö ja see oli rohkem Leila nägemus, aga sellest sai väga hea kooli ja iga arhitekt peaks ka uurima süvati sisekujundust, ruumikujundust, siis ta teab, kuidas paigutada, kuidas projekteerida ja eriti vanade asjade juures. Sama puutus ka pargi osas. Ma pean ütlema, et ma tegin osaliselt Sagadile ja Vihulale, mitte Vihulale, Palmsele, aga kui sul kõrval ei ole tugevat dendroloogia ja muu ala inimest, siis võib käest ära minna. Ja see planeering, mis siin oli, ütleme lähipargi osas, ka minu poolt, aga me läksime alt haljastajaga või selle. Aga see on hoopis teine teema. Aga see tähendab, et mõisate juures pidi täpselt teadma, kuidas teha, mille kallal minna. Ja Palmse jäigi niisugune näidis mõisaks, kuigi teised jooksid eest ära. Nii Rägavere kui Sagadi, kus oli võimu rohkem. Ja see oli raha taga põhiliselt. Rahaga sai osta ka neid samuseid kutsuule või mõnda muid. Ja kuidas seda mingit materjali. Ma nüüd räägin Leilale lihtsalt, kuna ta kõrvale hüppas. Ma räägin selle, mis juhtus minuga Sagadist, kui alguses ma pidin ka Sagadit tegema ja tegin, sest esimene projekt oli metsaprojektis või selleks aia taha ja alustasin ma tegemist, aga Nõmmesimal oli seal hoog oli nii suur, et ta oli väga head palgad maalrid peale, need tõmbasid kõik maha. Tasapisi seinad, mille peal olid maalingud. Me enne seda oli tehtud laemaalingute restaureerimise valitsus. Kas sa räägid krotist? Ja ma räägin kõigest, tähendab ka teistel seinded tuli välja sellel ajal, kui see lagesid restaureeriti, tuli näha, et katkendid ja niimoodi. Ja ma läksin siis täitsa juhuslikult sattusin sinna ja läksin Tomsi juurde ja kaotasin ära niisugune asi. Ja sellest sai meist vihavaenlased, kes filmi vaatab, et käivad siin igast kannud teda segamas. Aga see selleks, kui tema oli hädas, siis ta pöördus jälle minu poole ja ükskord Fredi Toms helistab mulle, et kuule, et aitad, nüüd on niisugune asi, et Nõmme on saanud limiidi. Limiidi, tol ajal käis kõik see jagamine limiidi alusel, et tema sai limiidi tapeetidele. Ja
kroonlühtritele. Kroonlühtrit ta pidi kaubamajast saama, aga tapeedi pidi saama sealt Lasnamäelt kuskilt. Ja Heidi ütleb niimoodi, et see varustaja tuleb suga ühes ja mine vali nüüd välja. Ütlesime siis Lasnamäel, varustajal oli suur niisugune pirukakong ja seda raua meest suure portfelliga, nii nagu Baskin Buldan portfell. See oli midagi täis, lähme sinna ja laod suured, kõik vene inimesed ja ei, nendel ei ole aega. Käis käraka viskamine. Ja siis vene varustaja võtab, ütleb, et jah, et meil on aega küll, et me tuleme 1 tunni 1,5 pärast tagasi ja tegi sama portfell lahti, see oli siis need põdralihakonserv, väga defitsiitsed tol ajal. Välja laob siis selle laua täis ja ütleb, aga me tuleme 1,5 tunni pärast tagasi. Me läheme siis välja, ma ütlen, et kuramus, ma jätsin töö poolele endale, see ei olnud minu töö teha. Et mis nüüd saab, seda mõtlesin, tead, vaata, sa nägid, et nad võtavad praegu, jah, aga ma panime sakummi ka sinna juurde. Et kui nad nüüd selle ära on joonud, siis nad on palju leebemad. Varustaja ütles nii. Ja mina muidugi susisesin natuke vihast, et oma objekt enam ei ole ja nüüd mine teha. Läksime tagasi, lahkus ise, löödi kõik laouksed, suured laod. Ja ma ütlesin, et tahaks niisugust välismaa ja vana, aga niisugust mustriga. Sest käsk oli see kohe ära võtta. Ja pakutakse siis tolle ajaga niisugune moekunst, telliskivi, seina, muster ja niisugused ei taha. Ja nad muutusid juba närviliseks, et mida te siis tahate. Ja siis tõmmati sealt laiali, mis olid välismaa tapeedid ja midagi valida ei olnud. Valisin sealt 5 sorti või mida oli, selle ära oli vaja võtta. Võtsime ära ja siis ma lugesin sõnad peale, et need on kvaliteetsed, tolle aja kohta kvaliteetsed. Te vahetate need ümber. Laomeestega sai räägitud, et kui ei meeldi, et tulge tagasi. Toredad inimesed tõid sinna, tänapäeval nimetatakse, ma ei tea, Leemets oskab korruptsiooniks seda määrimist. aga nii sai, aga muidugi sellest Nõmme ei kuulanud ja andis sõnadele kätte ja nad siis tapitseerisid nii nagu juhtus, ma ei tea, kas Leila sai neid juhendada, et takkajärgi küll võisid inimesed kiruda, mis kuramus, tead, mis tapeet see on valitud, veel hullemini läks nende valgustega, sest Nõmme oli läinud sinna kaubamajja ja seal oli ülealt, mõningad seal vist on veel alles kristalliga ja niimoodi, aga need olid odavamad ja neid said rohkem ja ta oli siis võtnud terve selle. Ohkasin, ütles, et ei, et see ei kõlba, need ei lähe kuhugile ja kuna oli Oskar Vasaral oli seal tutvused läbi tema sai siis sinna mindud ja öeldud, et kas te saate ümber vahetada, jah, saame küll, aga teised on kallimad ja aga tooge siis need karbid, mis on, et ei oleks lahti võetud. Aga nad kuradid olid jõudnud kõik karbid lahti kiskuda, kõigis olid ühesugused lühtrid jäi see kaup ära, nii et neid õnnetusi oli iga sammu peal. Aga hea oli, et see asi sai valmis, sest oli ka selliseid momente, kus lagesid ei olnud all peal, seesama kukkus alla, lõi selle ahju puruks ja kõik niisuguse oma ehitajate lollusest ja sisemisest mitte kontakteerumisest. Aga need on teised juhtud juba. Ja mul on hea meel, et te olete mind kutsunud. Ja võib-olla saab veel. Sest see oli ka esimene tõsisem laps mõisate osas ja see on jäänud hingele. Kuigi mul oli siin pea 20 aastat tagasi oli selline juhus, et oli, kuna ma olin seotud selle Viidna kõrtsi taastamisega uuesti ja siis selle puhul tegi
tehti, televisioon tegi, Talvik tegi siis saateid ja siis ma pidin seal esinema ja noh, rääkisin seal lühidalt. Aga ma pidin lihtsalt Palmse tulema ka ja kõik bussid olid ära läinud ja küsisin Talviku käest, et kas ta võtab masina peale, et viskab selle ära ja no ajame siis juttu ja ma ütlesin, et küsib, mis ma Palmsest ja ma ütlesin, et noh, ma olen selle arhitektuurse osa nagu autor. Vaatas, võttis lehed, ütles, et ei, siin ei ole sellist kirjas. Nii et tal oli kirjutatud siis mingi stsenaarium ette ja siis ei olnud kirjas. Aitäh, see oli väga katkendlikult.